Tere hommikust või õigemini lõunast, sest kell on juba 12:30. Täna on siis selline plaan üle pika aja, et võtame ette Eesti põhjaranniku, siis põhimõtteliselt Narva poole suund Tallinnast. Ja see põhjarannik on tegelikult täis erinevaid endisi Nõukogude militaarobjekte. Et päris kõigile me ei jõua täna, mingi valik on igatahes tehtud, et lähme vaatame üle ja tegelikult sõltub natukene ka sellest, millised on lumeolud. Sest ma siin viimastel nädalatel olen korduvalt tõdenud seda, et isegi maasturiga jääb lume sisse kinni. Lähme vaatame üle siis, mis need objektid endast kujutavad ja näitan teile ka. Nii, esimene peatuskoht või peatuspunkt on siis Neeme raketibaas ja tehnilise vaatluse post. Ma ausalt öeldes ei olegi siin ise varem käinud kohal, kuigi see on suhteliselt lähedal Tallinnale. Et vaatame, viskame pilgu peale, mida siin on või mida siin ei ole enam. Ma olen selle tuletorni sees. Ma ei saa siin väljas lihtsalt rohkem midagi rääkida või filmida, sellepärast, et siin on nii kõva tuul. Näeb selline välja, ehk siis siin on trepid ammu ära parastatud. Aga majakas ise on alles, et ma ei tea, ma ei näe, mis seal üleval muidugi on. Aga nii palju sellest siis praegu. Siin on ilusti näha need endised kaevikute liinid. See oli põhimõtteliselt iga piirivalve kordoni ja tehnilise vaatluse posti juures olid need olemas. Et kõik nad kartsid, et tulevad kohe kapitalistid, eks ju, ründavad. Ja siis oli vaja selliseid asju ehitada. See ei ole just kõige tervislikum ei tundu olevat. Siin on veel mingeid hooneid näha, et seal tagapool see punastest telistest, see on siis prožektori hoone kunagine, kus siis olid need suured prožektorid, millega mere peale näidati ja otsiti piiririkkujaid. Nüüd ma siis olen diislimajas, nii neid nimetati. Miks selline nimetus, sellepärast, et nendes hoonetes olid diiselgeneraatorid, mis andsid nendele piirivalve objektidele toidet, elektrit. Valdav enamus nendest objektidest oli täiesti iseseisva toitega, eks nad ei olnud ühendatud tavaliselt kohaliku elektrivõrguga. Ilmselt turvakaalutlustel, aga teiseks ka see, et kui nad isegi olid ühendatud, siis neil oli see diislimaja olemas ja generaatorid. Et mis iganes elektrikatkestuse puhul prožektorid töötasid, radarid töötasid, side töötas. Et selline süsteem nendel oli ja enamus nendest on tõesti sükeste lahendustega. Okei, selle tehnilise vaatluse postiga praegu siis on tehtud.
järgmine nii-öelda punkt. Pjotor Rodinovi nimeline Sitre piirivalvekordon. Selline koht. Selliseid objekte piirivalvekordoneid oli terve Eesti rannik täis. Nii põhjarannik kui läänerannik kui saartel. Ja see piirivalvekordon oli siis üldiselt selline koht, kus näiteks selle piirkonna kalamehed, kui tahtsid merele minna kala püüdma, siis käisid siit luba nõutamas ja saamas. Isegi metallredel on meil alles siin. Põrand on selline nagu ta on, eks ju. Kogu see piirivalve objekt ehitati tegelikult selle kunagi selle mõisa territooriumile, kus siis mingi hetk nad kasutasid seda täitsa algusaegadel seda mõisa mingisugust poissmeeste suvemaja kasutasid oma mingi hoonena, aga siis ehitati siia nagu siuksed statsionaarsed hooned nendele endale. Ja siin rannas oli muide ka piirivalvetorn, nagu igal pool, siis vaatlustorn. Seda originaaltorni enam kahjuks tänapäeval alles ei ole. Selle asemele pandi praeguse vabariigi ajal siuke korralik tsiviilisikute vaatlustorn. Siin on näha veel need kõnniteed, äärekivid ilusti paistavad, et nendes sõjaväeobjektides jubedalt meeldis nagu kõnniteid teha. Et kaks varianti, kes siin on asfalt ja on see betoonist tehtud. Aiajäänuse peal näha ilusti perimeetril. Ja piirivalveobjektid olid sellised, et olid need majandushooned, eks ju, või siis ütleme, nimetame administratiivhooned ja sellised garaažid, katlamajad, tihti pidasid need loomi ise, tallid, sigalad ja alati oli neil ka koerte majad. Piirivalves olid ju koerad. Siin on ilmselgelt mingid pesuruumid olnud, sunruumid. Ettevaatust, et sellised augud nendel sõjaväeobjektidel on need, kuhu sisse ei tasuks kukkuda. Suhteliselt ära lagunenud juba. Mingi ahi siin isegi alles on. Teagi, et see on mingi saun olnud või? Ilmselt vist on. Jaa, see ongi saun olnud. Lähme vaatame koerte maja juurde. See oli siis nendel mingisugune loomapidamise hoone, kus põdulojused elasid. Siin on isegi, ma näitan, meenutab küll, eks mingi laudapõrandat, aga siin on siin heina veel sees, kuigi mul on siukest laudalõhna on siin tunda küll. Oi, näe, keegi tuleb sealt.
tšau. Tervist. Teisel pool majandus on diivan, et saaks nagu väikse ujaku teha. Mingi ladu või midagi. Oh, mingi vana lapsevanker. Ma ei tea, huvitav, et kui piirdeaed on siin eestel olnud. Noh, lastepesa ka ikka olemas. Jällegi üks selline tüüpiline asi. Nii, Tsitre piirivalve kordoniga tšekk, linnuke kirjas. Läheme edasi järgmisele objektile. Väike update vahepeal, jääme kinni autoga.